aga põhimõtteliselt nagu üks päris trikk, et äkki teete mulle ka ühe triki. Kusjuures see on väga hea küsimus, see ongi üks nendest jälle tüüpküsimustest, et läheb, et kuule, et saad sa mulle mingi kiire, mingi väikse kaarditriki õpetada, et ma saaks klubis rohkem naisi nagu. No võt, sellest ma räägin, sellest algas ka meie prooviprotsess. Saad sa mulle kuidagi naisi võluda? Saad sa mulle mingi triki näidata, et ma saaks... Kuule, aga see ongi ju see, et algul tahetakse, et võlu mulle naine, pärast öeldes pole hea, kaota ära. Või vastupidi. Tahab uut, kaota ära. Ja nüüd õpeta mulle trikke tuus, sest et vana on kadunud. Kuule, aga teete mulle ühe? Jaa, absoluutselt. Ja siin tuleb see põhiküsimus, et kuidas trikke õpitakse. Ja ütleme, internetist leiab mingi põhiteadmised, aga tegelikult põhisaladused on raamatutes. Ja isegi mustkunstnikud ütlevad nii, et kui tahad oma saladust varjata, siis pane see raamatusse. Tänapäeval keegi ei loe. Ja meil on kaasas, kus juures väga huvitav raamat, selline mustkunstnik käsiraamat. See on nüüd vana muistne raamat, kus juures eesti keeles. Nüüd tähelepanu stuudiopublik ja televaatajad, kui soovite endale soetada sellist raamatut, siis raamatupoest leiab selle autori järgi ja selle on kirjutanud Kalevipoeg isiklikult. Et vana müstik ja õpetlane, et jah, kõigil on olemas ja seda tuleb lugeda tagurpidi, kus juures isegi Kreutzwald ei teadnud, et Kalevipoeg kirjutas selle raamatu. Ja me oleme jõudnud siin praegu umbes keskele, võime õpetada väga praktilise triki, tihti küsitakse, et kuule, et kas sa saad nagu pokerilavas petta ka. No ja siit tulebki praktiline trikk, lehekülg 234, kuidas võita pokeris. Nii. Ja ma arvan, sulle, et tegelikult... Sobib, mul sõbrad on suured pokerimängijad. Ma ei ole nüüd ise seda veel läbi lugenud, aga vaatame, äkki õnnestub, et siis näiteks Kristjan saad seda proovida. Nii. Hakkan lugema. Tule mänguõhtule oma pakiga. No sul ei olnud kaasa, võtsin sinu jaoks kaardipaki kaasa, võtame klaasi eest ära. Siin läheb nüüd pokeri mänguks. See on nagu sulle ilusti. Siis Kalevipoeg kirjutab järgmist. Kaaslaste tähelepanu uinutamiseks jooda neile sisse välja võlutud alkoholipudelite sisu. Ka neile, kes septembris ei joo. Kuidas pudeleid välja võluda, vaata lehekülg 53. No see on meil kaetud. Selle me nägime nagu, jah. Näitamaks, et kaardid on erinevad ja täiesti tavalised, laota need professionaalselt lauale, pildid üles poole. Kristjan, aga palun professionaalselt. Ja niimoodi käed värisema. Siia panna siis... Kus peale ma panen? Siia. Issand, mu käed hakkasid värisema. Ja sulgudes täpselt 9 millimeetriste vahedega. Issa hoia. No väga hea. Nii väga hästi. Veendume, et tõesti on kõik erinevad ja tavalised kaardid. Ja kõik on tavalised ja erinevad kaardid, täitsa. Nii, sobib. Super. Super. Tähelepanu ka, see ei ole siin kokkumäng. Kõik toimub ausalt ja avalikult. Nii, loeme edasi. Nüüd keera kaardid tagurpidi ja sega neid laual läbi segi. Niimoodi tuleb keerata. Keera kõik tagurpidi. Võib kokku panna? Kokku panna keera tagurpidi. Ja siis sega niimoodi nagu kasiinos segatakse. Mätserda korralikult läbi, et kõik oleks täiesti õige. Professionaalselt. No see ei pea olema professionaalselt. Nii, tõmba kokku tagasi, ma arvan, et väga hea. Just, nii. Korja kaardid kokku ja sega pakki vaheliti laual või käes. No nagu... See on niimoodi, võtad õhus kinni, niimoodi käest läbi. Aga kas... Aga seda sa oskad? Ei, seda ma ei oska. Ma ei saa kokku, mu käed värisevad, ma räägin. Nii, jätkan. Sulgudes... Nii võib segada? Võib nii segada. Vale pidi segada. Teed, vaata, matkib seda sõprade keskel oleku situatsiooni. Mida sa teed? Sinust küll kunagi mustkunstnikku ei saa. No nii, segatud. Nii, sulgudes. Tee seda elegantselt, ära mäkerda. Ära mäkerda, mida ma räägin kogu aeg. Nii, ja Kalevipoeg jätka. Läks professionaalseks lihtsalt järsku. Mängib, et pole enne teinud. Nii. Mäng käib päripäeva. Lase eelmisel mängijal tõsta pakki suvalisest kohast. Tõsta. Eelmine mängija on päripäeva käib mäng. Väga hästi läheb. Sellest kohast ja lõpeta siis tõste. Hästi. Just. Nüüd pane kõhklematult mängu kogu oma sularaha. Mobiiltelefon, autovõtmed, korterivõtmed ja abikaasa. Pane laua peale. Pilt, abikaasa pilt. Näita, pane kõik, mis sul on. Ja kus juures, see on kohe näha, et sa ei taha mängu tulla, nii et me aitame välja. Mina näiteks isiklikult panen 2 sotti lauale praegu. Jah. Ja ma võin ka midagi panna. Anna midagi. Siis mul on kaasas ka telefon, julgustan kõiki. Ma võin ka panna telefoni, väga hea telefon ka samamoodi. Nii.
No pange nüüd, me. Mul ei ole midagi. Mängib raha veel, sul on ju midagi ju. Ma panen ühe kella ka, et... Ma panen ka. Need on need, mis me ausalt tagasi anname publikule, et... Mängu siis kõik. Paneme kella omalt poolt ka mängu. Hendrik, sul on ka äkki midagi, et sa oled ka võib-olla paned nagu... Jah, no, üks kell. Viimane, minu viimane kell. Mul on veel üks. Sul ei ole mitte midagi. Ma võin laenata, kas ma laenata võin? Jaa, absoluutselt. See on väga hea. Seal naiste rahval on rahakott juba just, ma just vaatasin, rahakott on käes. Meelis käis juba. Palun, nad lubasid tagasi anda pärast. Tänan. Me ju lubame kõik asjad tagasi anda, et noh. Aga ei anna. Ma loodan, et see Rolexi omanik meid ei vaata. Siin on päris palju sees, usku. On. Nii. Ja nüüd järgnevalt siis raputa kaardipakile salaja, hald ja tolmu, mida kannad oma vasakus põuetaskus. Sul peaks olema nüüd vasakus põuetaskus, hald ja tolmu. Hald ja tolmu Kristjani põuetaskus. Aga sa võtad vale käega, äkki Karl aitad välja? Oota, kas ma võin ühe asja veel siia peale panna? Nii, ja võid panna, kui sa leiad seda. Pane mängu. Väga hea. Mustkunsti kinnas muideks. No siis peaks seal võlupulber ka olema, ma korra vaatan, kuidas selle võlupulbriga siin lood on. Ahah, näe, ongi. Ei, see on tavaline pannkogijahu. Ärge üldse muretsege. Mul ema vaatab seda. Võtasid natukene raputa kaardipakki peale näpu otsaga. Et eelarvamustega televaatajad, see on tõesti tavaline hald ja tolm, mida saab ka keskturult. Jah, raputa peale. Ja seal saab ka näiteks internetist mustkunsti poes, spetsiaalne mustkunsti pood, Silk Road on selle nimi. Ma panen sellega mängu, see on päris kallis. Nii, ja siis jätkame, kui oleme kõik valmis. Võta kaardid vasakusse kätte ning jaga päripäeva igale mängele ükshaaval 5 kaarti. Ehk siis nüüd läheb mänguks. Päripäeva. Noh, nagu mäng käib. Nii, siia. Teedule, Hendrik, võta sellest ära. Mina, Karl, endale ja just niimoodi tulebki 5 kaarti ilusti kõigile. See tuleb sul enam-vähem isegi välja, see jagamine. Nii, 5, no saad seda enne teinud. Nii, säilita külm närv, kui oled teinud kõik õigesti, siis saad ratsa rikkaks. Ma teen siin kirjas. Nii, aga hakkame siis vaatama. Teet, tee oma käsi lahti, vaatame. Äkki kuulub kõik see sulle, võib-olla ainult hinnas. Mis olema peab? No, see on mäng. Mis see olema? See on pokker, mida me teeme siin praegu. Pane avalikult lauale siis kaardid, vaatame kõik koos. Kuule, Mine metsa! 3-3. Pole paha. 3-3. Ma arvan, et Kristjan tegi natukene ma tegin jah nagu kuidagi halvasti. Ma saan nagu trikk untsus juba. Okei, aga vaatame edasi. No vaatame Hendrik ka, mis sa said. Äkki Hendrik sai... Sinna see kellakene läks, ma arvan. Näe, 3-9. Super. Päris hea. Väga hea. Hendrik on muidugi meie poiss. Oi, kuidas ma tahaks seda kinnast endale saada. No vaatame siis... Ma pole kunagi niisuguseid asju kätte. No see on juhus. Ma räägin. Vaatame, kuidas siis siin läks. Ma lähen juba ässa, kuningas, ema... Rida! Super, hea töö. Hästi. Rida, no väike rida ikka siia-sinna. Siia-sinna, vaata minu omalt ka üle. Vaatame minu omalt ka üle, vaatame, mis siin on. Oi, näe ka rida. Teine rida tuli. Mine metsa. Kuule. Kuidas see võimalik on? Nüüd on ju selline situatsioon, et mina sain rea, Meelis see rea, see tähendab seda, et split pot, eks ole, et see kuulub ja ainult ju meile. Meie olime ju... Ei, ma ei usu, et sul midagi on. Kristjan, kui sa mäletad, siis Karl tõstis paki ühest kohast. See oli meil sisse harjutatud. Ta tõstab täpselt sealt kohast, et tuleks selline käsi, paki, vahet ei ole, kuidas sa segad, ta tõstab sealt ja siin ta on meie võit. Meie saaksime parima käe. See on klassika, mustkunstikud alati võidavad. Nii et selle... Oota, vaatame Kristjani kaardid ka ikka, sõbrad. Kindel või? Siin ei ole nagu nii midagi. Kindel, ma ei tea. No davai, okei, vaatame. Ma võtan juba ühe kella. Oota nüüd, ma võtan selle Rolexi ka. Ma võtan selle käekoti. Noh. 10 on olemas. 10, no 10. Väga hea, 10 paar. Mine ära! Ei ole võimalik! Masti rida, ma näitan rahvale ka. Kuidas sa tegid seda asja? Täitsa hullumeelne. Mul oli siin üks Rolex, sa tead ka,
aga mul on nüüd aeg minna. Kuulge, igal juhul... Ei, no see oli lihtne. Jäi meelde, kuidas trikk käis või? Väga hästi. Ma kujutan ette nüüd Kristjanit seal sõprade juures. Ja nüüd natuke haldjatolmu. Ja siis, tee oma käsi lahti, täiesti suvaline käsi. Hakkavad tulema need. Ja siis, oot, minu kaardi. Endel tulid, nüüd ei tule. Kuulge, see oli väga lahe. See oli arusaamatu, sest ma alati mõtlen seda, et nad ise topivad neid kaarte sinna kuhugi vahele, aga vaata, kui ise teed, siis ise tegi, ei saagi midagi no väga hästi tegid ise, väga vinge. Mul oleks 14 aastat sellele jõudnud, sa tuled siia esimese korraga. Royal Fashion, come on. Varsti näeme on keskturul Kristjani väike pulka üleval. Tulge mängige pokkerit. Oske haljatolmu. Udras teeb kõrval kill. Kapo jookseb jalavat maha. Haljatolmu saab ka. Ühesõnaga, aplaus kinoteatrile.